2021. aastal toodeti Eestis kokku mingi kogus filme ja mingid olid need oli erinevad filme siis. Ja siis esimene küsimus, mis siin ülesandes on see, et mitu protsenti nendest filmidest olid täispikad filmid. Ehk siis kõigepealt vaatame, mis andmed meil on. 2021 aastal toodetud filmid. Selle andmed me saame siit. Ütleb, et aastal 2021 toodeti kokku 128 filmi. Ja siis nendest 25 olid täispikad. Siis 25 on täispikad. Nii. Ja 28 filmi on siis nagu kõik filmid, mis üldse kokku tehti. Ehk siis need on 100% kokku. Ja siis tahetakse teada, et kui suur osa nendest on siis need 25 täispikka filmi. Ehk siis täispikka on x%. Nii et arvutame siis. Meil on kasutame siis võrdepõhiomadust ja võrdepõhiomadusega meil oli siis see, et me korrutame need kaks arvu omavahel ja siis jagame selle arvuga. Ehk siis teeme kõigepealt 25 korda 100 jagada, see on 100% siis on ju, jagada siis 128-ga. Nii, ja siin võib kasutada kalkulaatorit on ju, ja siis selle vastus tuleb umbes 19,5%. Ehk siis, kui sa sõnastad vastust, kirjuta, et 2021. aastal toodetud filmidest moodustasid täispikad filmid 19,5%. See oli siis see esimene osa. Siis teine. Mitme protsendi võrra toodeti täispikki dokfilme vähem kui lühidokfilme. Nii, kõigepealt siis jälle andmed. Mis andmed meil on? Kõigepealt mitu täispikka dokki meil oli. Kõigepealt meil oli 11 täispikka dokki. Nii. Ja siis mitu lühikest oli 46 lühidokki. Ja siis tahetakse teada, mitme protsendi võrra toodeti täispikki dokke vähem kui lühidokke. Siin põhimõtteliselt on kaks viisi, kuidas seda saab lahendada. Esimene on selle muudu kaudu, ehk siis kõigepealt võtame suuruste vahe, ehk siis muudu. Meil oli on ju 46 lühidokki miinus 11 täispikka dokki, saame 35 on see erinevus on ju. Ja siis me tahame teada, et mitu protsenti moodustab see siis lühidokkidest. Ja siis seda me arvutame niimoodi, et me võtame on ju 35, mis on see muut on ju erinevus nende vahel. Ja siis lühidokkide arv, ehk siis 46, ja siis korrutame selle 100%-ga, et saada protsente. Jälle saad kalkulaatorit kasutada siin, ja siis see tuleb umbes 76,1% lihtsalt arvutades. Või siis teine viis, kuidas minule meeldib teha, on see, et ma mõtlen niimoodi, et 46 on filmi, siis on nende see 100%, ja siis 11 filmi on siis see nii-öelda teadmata arv protsente ja siis ma kasutan siin jälle võrdepõhiomadust, ehk siis ma korrutan need ja jagan sellega. Ehk siis 11 korrutada 100% jagada 46%. Ja siit ma saan nüüd on ju umbes 23,9%. Ja nüüd kuna meil küsitakse on ju, kui palju neid dokke rohkem toodeti, neid lühidokke nendest siis ma pean tegema 100% miinus 23,9% ja ma saan siit ka on ju 76,1%. Ehk siis võib-olla see on nagu keerulisem variant. See on nagu üks lahendus, see on teine lahendus. Mõlemat võib teha. Ilmselt on hea teha seda, mis on endale mugavam. Ehk siis nii on. Ehk siis õige vastus on siis see 76,1%. Siis kolmas küsimus. Küsitakse, et mitu täispikka filmi toodeti keskmiselt aastas.
ma teen seda siinpool, sest siin mul on kõik andmed näha veel. Nii, mitu täispikka filmi toodeti? Siin mis me teeme on, leiame siis aritmeetilist keskmist. Aritmeetilise keskmise leidmine käis niimoodi, et me liidame kõik need kokku omavahel. 1, 2, 3, 4, 5 erinevat asja. Ehk siis 22 pluss 36 või 34, vabandust, siis on 30, siis on 24, siis on 25. Ja nüüd jagame nende arvuga, mitu tükki me kokku liitsime, et saada keskmist, on ju. Siin oli 1, 2, 3, 4, 5 neid. Ehk siis me teeme sellise tehte, et saada mitu täispikka filmi toodeti keskmiselt aastas. Ja see, kui taskuarvutiga arvutada, tuleb 27. Ehk siis vastus on keskmiselt toodeti aastas 27 täispikka filmi. Ja siis see oli see aritmeetiline keskmine oli see, kui keegi tahab guugeldada. Aritmeetiline keskmine. Võt. Ja siis 4. viimane küsimus siin ülesandes. Arvuta tõenäosus, et 2021. aastal toodetud filmide hulgast juhuslikult vaatamiseks valitud film on animafilm. Ehk siis nad tahavad tõenäosust nüüd. Tõenäosusega on selline lugu, et selle arvutamise valem on see, et on soodsad juhud või soodsad võimalused jagatud kõikide võimalustega. Soodsad on siis need olukorrad, kus me saame selle animafilmi. Ehk siis animafilme on meil siin, kus siin on öeldud. Nii, animafilme on 12 tükki. Ehk siis me teeme 12. Ja nüüd kõik võimalused on siis kõik filmid, mis on sellel aastal toodetud. Ja siin on kirjas, et aastal 2021 toodeti 128 filmi. Ehk siis me teeme 128. Ja nüüd lihtsalt selleks, et nüüd me lihtsalt arvutame või taandame sisuliselt seda. Ja me saame taandada niimoodi, et me jagame seda mõlemat poolt 4-ga, on ju, siis siia tuleb 3 ja siia tuleb 32. Ehk siis tõenäosus, et 2021. aastal toodetud filmide hulgast juhuslikult vaatamiseks valitud film on animafilm, on 3/32. Ja see ongi see, kuidas seda ülesannet mina lahendaksin.